aga tänase mänguväljaku kohtunik Robert Arajev vilistab. Ja siit on nüüd omakorda võimalus kontrasse tulla Tarval ja see on päris hea võimalus. Aunapuu jagab vasakule kenasti ja sealt tuleb löök, aga see lendab tagant postist napilt mööda. Siin on Valjana tagant kaitsest läbi ja siin Sepp on palli kaotamas ja kaotabki selle, Lenk. Ja nüüd leitakse Saarts üles ja Saarts läheb seal silmitsi Susiga ja Saarts lükkab ära sealt ja 1-0 on olemas. 24. minut ja Kristjan Saarts viib Pärnu linnameeskonna 1-0 kodus juhtima ja ükskõik kui hästi Tarvas ka mänginud ei ole seni, taas on nad kaotusseisus. Algas see kõik pallikaotusest keskväljal ja sealt mängiti juba kiirelt. Saab joosta sinna, kas on keskel abilisi talle ka ja tuleb pall värava alla ja väravalt läbi, aga nüüd ei ulata sinna Könninge ja Hanson lõi 25 väravat, Saats lõi 18 ja siis hooaja teises pooles Levadia eest veel 14 juurde, kui siit nüüd Aunapuu väga hästi trikitab ja pall värava alla ja lendab see napilt mööda väravast. Ja nüüd on siit võimalus, aga ei, Susi saab vahele ja Tutk jätab keskele söötmata, vabandab ka kohe Saartsi ees. Liiga kiirelt tundub ja Turvameed ise munasid selle ära ja nüüd siit Tutt paneb sööduliini taha ja sealt saab Saartsi joosta ja lükkab veel edasi Könninge ja Susi on väljas ja Könninge lööb mööda. Ja uuesti siin võimalus ja nüüd Leokin läheb ja Leokin lööb ära 2-0 lõpuks. Aega võttis, aga nüüd tuli kolmas võimalus mõne minuti jooksul, mille pärnakad saavad ja selle realiseerib väravaks kindlalt ja ilusti selles olukorras Rando Leokin. Ja Pärnu on võtmas oma kolmandat võitu sel hooajal Rakvere Tarva üle. Nüüd on Tarval ikka selg täiesti vastu seina, siit välja tulla on juba raske. Mitte võimatu, aga raske. Tammeka Infonet ikka 1-0 ja Leokin nüüd üritab mööda mängida. Kokku Kaasik oli siia nüüd ääre peale jäänud Kald. Senderdus keskele ja nüüd see pall kas tuleb Vardile löögiks ette, ei tule ja ei saa ka Juhan Ograf Siim. Nüüd tuleb löök kaugelt, aga ja läheb see sisse, vaatasin, et saab Tamme kätte, aga läheb sisse posti kõrvale ja Tarvas on mängus uuesti 88. minutil. Lüüakse kaugelt ära ja kas oli see Aunapuu, kes sealt löögile sai lõpuks. Pall on väravas igatahes ja 88, ei ole veel 90 pluss, ei ole see mäng veel läbi kaugeltki. Lubab Pärnu ikkagi Tarva tagasi mängu ja nüüd Tarvas läheb kindlasti all in, ehk et siin ei ole mõtet enam midagi tagasi hoida, siin tuleb suruda täiega. Pent, Punk ja nüüd Punk leiab siit Leokini üles, kas saab Leokin minna siit oma teist lööma. 1-1 ta läheb Susiga, Leokin lööb ja jälle taevas. Aga Pärnu võtab siit ikkagi 3 punkti sellest kohtumisest ja libiseb.